sest ma arvan, et me kõik oleme kuulnud seda, et liikuda on vaja, liikumine on tervislik, liikumisega saad ennetada südame-veresoonkonna haigusi, seda inimesed ikka teavad, liikumisega saab nii-öelda kaalu kontrollida selles mõttes, et sa saad ennast paremasse vormi viia. Aga minu arust on huvitav alati vaadata raku tasandile ka natukene, sest ma just ise olen täiega fanatt, sorry. Me räägime liikumise või regulaarse treeningu puhul mitokondritest. Ehk mitokondrid on sellised pisikesed rakuakud, mis asuvad siis rakkude sees ja mis nii-öelda toodavad meie kehale energiat. Siis tervikuna üks nagu väga oluline põhjus, miks igapäevaselt tervisespordiga tegeleda või liikuda, on see, et me parandame nii-öelda nende mitokondrite kvaliteeti, aga saame juurde ka arvuliselt. Miks see vajalik on, kui me räägime see 40+ vaates ka, eks ole, mida vanemaks me saame, seda kehvemaks see mitokondrite kvaliteet läheb ajas ja teistpidi ka neid on järjest vähem. Ja kui sa nüüd nagu kaudselt hakkad üleüldse mõtlema rakkude ja kudede peale, et kui sinu erinevates kudades, ükskõik mis organist me räägime, maksast või kopsust, eks ole, et kui selle koe nii-öelda rakud on elujõulised ja seal on elujõulised mitokondrid, siis terved organsüsteemid ja koed kõik töötavad ju oluliselt paremini. Et kui sa hakkad juba sealt pihta, siis terve su keha tänu sellele, et sa regulaarselt liigud, töötab paremini. Ka need organid töötavad paremini, sest et nende organite sees on nii-öelda jutumärkides kvaliteetsed mitokondrid. Ehk see on nagu jälle võib-olla mõni inimene ei ole seda niivõrd teadvustanud, et see on tegelikult nagu, see on oluline selleks, et me üldse nagu toimime, nagu raku tasandil toimime. Ja teistpidi, eks ole, et mida vanemaks me saame, seda väiksemaks muutub nende mitokondrite arv, mis ka pikas perspektiivis ju saab öelda, et kiirendab vananemist tervikuna. Ja ma usun, et kõik meie kuulajad tahavad võimalikult kaua elada ja võimalikult kvaliteetset elu nii-öelda ja võimalikult nooruslikult.